Nii. No tšau. Ma ostsin endale jälle Tesla. Seekord on toon klaas ees. Phone key, nii, oota, mis ma tegema. Frunk on lahti. Tesla on väikse avariiga jälle. Seekord on kitse pihta saanud. Aga tagurda saab väga hästi. Need ML on seal. Haagisega. Peale sõita võib-olla on raskem natuke. Võt nii, jälle järgmise Tesla saaga seiklused hakkavad pihta, siis see Tesla on nüüd dual mootor ja performance ehk siis maksimum pakett kiirus, mis saab olla. Ja ta on ka facelift, aga ta on haiget saanud, nii et hakkab nalja saama jälle. Ja tal on suurema läbisõiduga, turu kõige odavam performance tuleb selle eest. Ja võib-olla, kes teab, äkki hakkab nii meeldima, et peab endale jätma. Nii, nüüd ma pean sinna Haagise peale sõitma, aga mu vaateväli on selline. Äkki ma pean telefoni hakkast välja panema, siis ma näen. Peaga hakkast välja. Mitte midagi ei näe. Äkki piisab. Siin mõned jupid vedelevad. Visad piiksutad. Nii, mis Tesla näitab? Software. Model 3 dual motor. 173 000 sõitnud. Tema jagu. Aga kahjuks jäi väike kits tee peal ette, jah. Mis selle Tesla siis ära kustutas kindlustuse kaudu. Ja mina leidsin selle pakkumise tänu ühele tuttavale. Ja tema siis aitas ka natuke seda eeltööd ära teha siis Soomes, et see klaas oli siia täitsa sisse kukkunud ja puhastas natuke ära klaasikilde ja värke ja sest tegelikult oli ka kui see ikka kitsele pihta, et siis seal on ikkagi biomassi ka natuke, et see tuli puhtaks teha, muidu hakkab auto ju haisema. Nii, siin on Martini uus Tesla ja transpordiks Eesti, kuna see auto on nagu ära tapetud. Absoluutselt kõik voolujuhtmed on nii kõrgepinge akult kui väikselt akult ära võetud, kuna see on Soome kindlustuse mingi oma point, et avariilisel autol ei tohi olla seistes voolud peal, aga seda on vaja transportida, nii et seda nagu parem on laita see auto siis nagu liikumisvalmiduks. See on sellise avariiga, et loom on lennanud siit esiklaasi. Loom vist sisse pole lennanud, aga ta on ikka väga räigelt siia esiklaasi lennanud niimoodi, et ta on rikkunud esiklaasi ära, siis peegli ära ja ka tagaklaasi. See liikuma saada on vaja mul kapott lahti teha ja siis seest, ma ei tea palju siit näeb, aga seest on vaja esiklaas ära võtta siit rooli pealt ja kõikide nende pealt õnneks vist vesi sisse ei ole läinud, kuna siin on pandud liimitud kate peale ja siis veits siit puhastada need klaasitükid ära ka, et ei ole nagu midagi jube hullu. Esimeseks on vaja see kapott lahti saada siit eest ja selleks, et see lahti saada ja kui autol voole ei ole ja kõik uksed lukus on, siis on siin tule all selline väike klõps. See tuleb niimoodi välja siit ja siin on nagu väga vingelt pandud nagu 2 voolukaablit, pluss ja miinus. Siis võtan need siit välja, siit pluss ja miinus ja siit
peaks tulema pluss. Nii. Ja aku on siin. Akuklemmid on maha võetud. Tundub, et siit on ajupistik on ka ära võetud. Aga üritame panna need voolujuhtmed kuidagi siia tagasi. Ja me kartsime, et siin on vett sees, aga tundub, et nagu on kuiv. Aga väga palju klaasipuru on küll. No nii. Nüüd see läheb Eesti. Tänud kolleegile Soomest. Seekord siis tema tegi päris palju ettevalmistustööd ära Teslale. Ja mul on nii kahju, et ma ei saa neid klippe siia panna väga, sest ta tegi väga korralikku filmitööd ka, aga ainult murekoht on see, et kõik on portrees ehk püstipidi klipid ja kaamera kvaliteet annab ka natuke soovida. Eks järgmine video paremini. Aga jah, Tesla ajasime tuppa ära ja kohe põhimõtteliselt oli klaasimees ukse taga ja hakkasime klaasi vahetama. Klaasi sai siis originaaldüki ja tegelikult mingisuguse mikrokahjustusega, aga ma isegi ei suutnud seda üles leida sealt, nii et hea hinnaga sellest. Kiired ajad. Klaas sai niimoodi ette pandud, et ma ei jõudnud kaameratki välja võtta. Et uurisin siin, kust saab klaasi ja palju maksab ja siis järsku oli juba klaasimees ukse taga. Nii et esiklaasiga on hästi. Nüüd on natuke aega mööda läinud, mul on habe isegi ette kasvanud ja juuksurus on käinud, nii et ma olin siin natuke eemal asjadest. Tegin oma seljale haiget niimoodi, et pole elus nii hullu teinud. Näete, siin on ilmselt uduka kinnitus katki ja siin on kindlasti uduka kinnitus katki ja udukal ka mõra sees. Tegelikult ühe poole udukas mul on olemas täitsa tutikas, teise poole tellisin ka ära ja esituli on ka kuskil Kareli istme peal. Nüüd ma mõtlen, kas ma viitsin stange eest ära võtta, et esituli ära vahetada ja siis hiljem veel peab ühte seda udukat vahetama. Aga samas ma vist tahan homme ette näidata auto arvele võtta. Nii et teen selle esitule asja ära. Tange peaks hästi lihtsalt eest ära käima. All on siin paar tüüblit. Nurkades on paar tüüblit. Siin on nurgas kinnitus ja ülevalt on paar polti. Selle Tesla kere võrreldes selle teisega ikka, no see on ikka elu näinud, aga läbisõit on ka 3 korda suurem. Salongis viskasin ka selle selle kaamerasüsteemi kokku, käisin proovimas, kalibreeris ära ilusti, sellega on hästi.
Tesla klaas ja need andurid ja kaamerad on natuke erilisemad kui tavaautol. Et seal on kaamera koha peal on soojendused ja muud asjad, et tõstsin kõik need asjad ümber vana katkise klaasi jupi küljest. Õnneks oli kõik terve ja kõik hakkas toimima. Ja täna paneme võtame kiirelt stanga ära ja vahetame tule ära ja siis homme saab arvel võtta. Siis saab ju sõita, vaadata, mis see performance on. Kareli videost ilmselt nägite kõik, tema tegi juba võrdluse ära. Meil on siin mingi Tesla maania vist viimasel ajal käimas. Siin on ikkagi 20 tolli velgal turbiinas, punased supportid. See auto peaks 0-100 kiirendama ikkagi 3 sekundiga. Performance pill. Ja jälle tuleb Eesti kõige odavam, turu kõige odavam performance. Kindlalt. Sest need ikka maksavad siin, ma vaatasin Eesti turu peal. Aga ta ei tule ka nii pilt ilus ja sile ilus kui see eelmine. Ma siin üritan nii palju ära teha kui võimalik, aga ma ei hakka aega kulutama siia. Ma ei tea, nädalaid, juba on läinud nädalaid tegelikult. Nii et asume tööle. See käis nips ja tõstsin siit selle mingi mooduliblokiga üle. Väetavalt muidu peab hakkama midagi progema, kui tuld vahetad. Aga tutikas tuli see ei ole. Mõned väiksed krapsud on peal. Aga jällegi Teslal käib väga lihtsalt see kõik. See suur frunki sahtel käib välja 4 voldiga. Siit paar tükki, nurgast paar tükki ja stanged tuleb ära. Alt ka paar klaamrat ja tundus, et töötas, kohe vaatame. Ma ei tea, miks teeb mingid imelik hääl iga kord. Ma ei ole sellest aru saanud. Iga Tesla on mul erinevat häält teinud, kui lukku läheb. Peab uurima sealt kompuuterist. Kojamehed olid veel veits kõverad. Need on ka mul kuskil pakis. Valge Tesla projekt hakkab ka lõpule juba jõudma, et see on kuidagi väga kiirelt läinud. Taga see klaas sai ka ära vahetud ja lastud kohe ära toonida ka. Et algus oli ilma toonita klaas. Ja see peegellega siin muud ei olnudki. Ja nüüd tuleb juba keegi seda autot kohe vaatama. Ja keretöid ja midagi muud ma ei teinud siin. Sellest panin lihtsalt parema hinna. Ja ma olen selle autoga nüüd sõitnud natuke. Tegelikult on ikka üli mõnus sõita sellega. Aga minu jaoks on ta natuke madal. Selles mõttes, et mul on koju sõit niimoodi alla sinna maa-alususe garaaži ja sellel läheb põhi kogu aeg maast maad. Kõik, mis nurga all ma seda üritan. Muidu jääb valge näeb päris hea välja, et mul pole ühtegi valget autot varem olnud. Istume sisse. Nagu istuks põrandale. Auto on nii madal. Mis siin veel toimub siis? Sellel Teslal on siuksed asjad nagu seksi buttonid pandud külge. 2 tükki on siin rooli taga. Ma ei tea, kas need näha ongi. Ja üks on kuskil veel peidus, 4 tükki peaks nüüd olema. Sellega saab ukse lahti teha. Tegelikult saab neid nuppe programmeerida igat moodi, kuidas sa soovid. Võtta räpi lahti kohe. Nii, button 4 on see, mis mul käes oli. Front right door open. Ma ei tea, kui hästi see näha siit on. On pannud talle mingi teise actioni. Globebox, save action. Nii, nüüd kui ma seda vajutan, peaks see tulema lahti hops. Ühesõnaga, siin on need programmeeritavad nupud pandud. Need on 4 tükki auto peal. Ühe on kuhugi ära peitnud ilmselt eelmine omanik. Ja ma vaatasin, et selle action on avada see charging port taga. Ja 2 tükki tal on rooli taga. Ma vaatan, mis ta rooli taga actioniteks pannud on. See on üks on kojamehed kinni nupp. Long press on kojamehed käima. Äkki peab auto ellu ärkama. See oli hoopis. Et põhimõtteliselt nende nuppudega saab siin igast nälja teha siin Tesla küljes, et päris ägedad asjad. Nii, meedia. Mirrors. Fold mirrors on panna. Save action. Nuppu kätte.
päris hea lisavarustus, kusjuures see pole Tesla enda toodegi, see on nagu mingisugune kolmandate osapoolte toode. Nii et kellele ei meeldi, et Tesladel on nagu ainult see ekraan, kust asju näppida, siis saad kleepida need nupud endale kuhugi, ükskõik kuhu, näiteks patsja teed, ma ei tea, see taha. Siis saad vajutada siit näiteks selle klaapboksi lahti. Mis selle eesti keele nimi on? Kindalaegas. Saad kindalaega lahti vajutada. Seest on ikkagi natuke damage'it autol veel alles, et mul ei olnud nagu pointi vahetada roole ja airbag'e ja kõik ära. Ja siit nurgast on natuke. Ja siis see, et tervet armatuuri ka ei viitsin vahetama hakata. Tegelikult siia müüakse peale mingisugust kangast nii-öelda seda seemist või mis iganes see on see Alcantarat või. Aga ma ei tea, kuidas see airbag'iga toimib, nii et ma ei hakanud seda tegema. Roolikatteid müüakse ka airbag'ile eraldi tegelikult, saab panna lihtsalt katte ära vahetada. Vot. Siuke see Tesla lugu on. Ma ei tea, nüüd ma olen 2 Tesla videot järjest teinud, et siin Tesla videod saavad kõige rohkem siukest nagu, ma ei tea, kerget heiti või nii. Et ma ei tea, kas ma rohkem neid teen. Kindlasti ma toon veel Teslasid ja müün neid, sest ma ütlen ausalt, et tänases Eesti oludes on Tesla üks auto, mida reaalselt nagu saab müüa ja millega saab natukegi raha teenida. Sest kõik need muud autod mul seal vedelevad praegu. Okei, seal on veel teha mingeid asju. No vot, ei olegi läbi veel see Tesla projekt meil. Mul oli see auto nüüd natuke aega müügis ja käisid mitmed vaatajad ja kõik ütlesid, et see auto on liiga madal nende jaoks. Seega ma pidin ostma ikkagi tavamordid. Pidin ostma ikkagi tavavedrud. Vaatame, mis siin karbis on. Vaba. Ja lihtsalt siis mõned tunnid tööd jälle juures. Siin on HR-i madaldussari. Siin on tootekood, kes tahab endale väga madalat Teslat teha, siis saate tellida. Või siis saate minu käest. Tanel, hit me up. Aga põhimõtteliselt väga hull ei olnud see esimene kätte saada. Oi, kui hea töö see on. Soovitan kõigile madaldus jälle panna ära võtta. Ma ostsin isegi eritööriista selle jaoks vedrukompressori. Nende junnidega pole midagi teha, need mänguasjad. Taga läks õnneks kiiresti, 5 minti tehtud. Nii et viimane on teha veel. Saab vaadata, kui kõrge auto päriselt nüüd on. No nii, vaadake, Tesla on jälle õige kõrguse peal. Nii et kõik, kes te seda osta tahtsite varem, siis helistage mulle uuesti. Kuulutus on autodealeris üleval, lingid leiate alt descriptionist. Et ootan ostjat suure huviga, et alustada järgmist projekti. Mul on seal 2 BMW-d, 1 Porsche, midagi on veel kuskil. Michael tõi mulle selle Polo veel Eestisse. Selle sinise Polo, mis Saksas ära kärvas meil. Ja ma ütlen ausalt, mul on isegi natuke kahju seda müüa, seda Tesla haipi muidugi on siin päris palju olnud, aga tõesti taga on ikka täitsa haige sõita selle performance mudeliga. Ma ei hakka siin mingit sõidureview'd tegema, aga selle raha eest on väga äge auto. Nii et ja vaadake seda. Eelmise Tesla video kommentaarid olid nii huvitavad, et ma noppisin sealt välja ühe kommentaari ja tegin sellest endale särgi. Ja ma ei tea, äkki peaks tegema mingi väikse merchi dropi niimoodi, et panen väikse poe püsti, perioodiliselt teen mingi huvitava särgi, pusa ja siis saab seda tellida.
ja kui ma nüüd otsustan, et ma ei tea, kuu aega, siis on läbi, enam keegi seda kunagi ei saa. Et siuke eriline merch. Et siin on ka, näete, ojaste on siin peal isegi. Vot. Ma ei tea, kas tasub tegeleda siukeste asjadega. Kas ma ka katsetan ja õpin. Vot. Aga teie, pange like, pange subscribe. Näeme järgmiste tegemistega. Panen põlema see Triik Raud.